tugevate meeste tööriistapood. Seedo kaubandus. Vaata ja soeta shop.seedo.ee. Tere kõigile jõuspordi austajatele! 2025. aasta Eesti kõige tugevamad mehed ja naised, lisaks veel ka alla 23-aastased rammumehed ja ka alla 105 kilo kaaluvad rammumehed selgitati välja sel aastal taaskord Tartus, kus toimus Tartu rammumees ja rammunaine 2025. Ja nüüd on kõigil televaatajatel võimalus näha, mis siis täpsemalt toimus, kes olid lihtsalt tugevad, kes veel tugevamad ja need Eesti meistritiitlid enda karikakappi trofeedeks asetasid. Selle jaoks, kus juures oleme teile valmistanud lausa 4 saadet, kus vaatame kõiki neid 4 meistrivõistluste klassi eraldi ja täna me alustamegi esimese saatega ehk siis U23, alla 23-aastased noorsportlased ja võistlus tules 9 meest, kõik need saated, kus juures toovad teieni mina, Tiit Loo, ja minu kõrval seekord koha sisse võtnud endine rammumees Markus Männik. Tere, Markus! Tere, Tiit! No kui me nüüd näeme selle võistluse algust siin, siis tulevad meelde ilusad, toredad suvised päevad jutumärkides, et teatavasti tegelikult Tartus juulikuus südasuvel oli küllaltki jahe. Jah, see aasta anti meile tublisti vihma ja võistlused tehti veel eriti keeruliseks, et inventar oli libe ja meestel oli jahe ja naistel ka muidugi. Ja publikust oli näha ka, et kõik olid jopedes, aga rammumehed mitte. Jah, et ega ta lihtne ei olnud, aga hakkama saime. Hakkama saime ja tegelikult meie jutuvad on veninud juba nii pikal, et esimene ala on juba meie silme ees ja tegelikult see ka sellele inimesele, kes võib-olla rammumeeste sporti telekast esimest korda näeb, võib-olla ei ole liiga keeruline aru saada, mida on vaja teha. Vaja on tõmmata rekkat ja vaja on tõmmata seda rekkat võimalikult kiiresti ja distantsi peale. Markus, esimene mees, kes U23 arvestuses võistleb, on hetkel siis just meie ees. Ta on Kalev Mettus ja ta on jõudnud nüüd ka finišisse. Et räägime siin mõned nüansid ära, et televaatajad kohe aru saaksid, et natukene on see vaatamine siin teistmoodi seekord. Jah, seekord on teistmoodi, et rohelisel rajal võistleb U23 kategooria ja kõrval punasel rajal siis U105. Põhjus selles, et 2 rekkat on väga erinevas kaalus ja panna ühe kategooria mehed erineva raskusega rekkades võistlema oleks lihtsalt ebaaus. Sellest ka see vangerdus. Ilmselgelt. Kalevi aeg oli 26,11, see on meil ekraanil näha ka. Järgmine mees U23 arvestuses, Kennet Künnarpuu. Mõlemad tegelikult on siin, ütleme, rammumeeste skenel seal U23 arvestuses siin mõned aastad juba nii-öelda nagu toimetanud ja kui Kalev on olnud pidevalt nii-öelda koputamas sinna top 3 peale, siis Kennet on selline vend, kellel tundub, et võiks potentsiaal olla. Ja väga-väga kõva sportlane, mõlemad on 22-aastased ja näiteks Kennet on täna Balti meister MMA-s, et hoopis teise ala mees tegelikult. Ja kui tal on veel aasta aega siin noorte meestega koos võistelda, siis sealt võib tulla päris ohtlik vastane praegustele liidritele. Ja nüüd siis Maksim Maslennikov. Tempo on meil hea, Kalev Mettuse aeg 26.11 on endiselt parem. Maslennikov, kuigi näeme tõla peal on siin Läti lipp ja ka nime järgi võiks öelda, et Maksim Maslennikov äkki on nii-öelda 6 varbaga mees, siis tegelikult ei. Lugesime üle on ikkagi 5+5, 10. Täitsa puhast verd Eesti mees ja räägib isegi eesti keelt. Absoluutselt, jah. Ja täitsa Eesti huumorit saab ka aru, et ei naera mitte kunagi, kui võistleb. Ja no näeme siin üks nüanss ka, et tuli ka naeratus ära. Tuli ka naeratus ära ja aeg, teise koha aeg 28.42, siis tegelikult kohtunikud vilistavad aja kinni selle järgi, kui mitte rekka jõuab nii-öelda selle ala lõpuni, vaid tegelikult selle rekka ees on siis aas või konksu koht, et mida seal kohtunik jälgib. Ja no Markus, sa ise olid üks nendest kohtunikest, lausa võib vist öelda peakohtunik. Jah, sellise austava tiitliga mind tõesti pärjati ja peakohtuniku rasket koormat ma seal tõesti kandsin. Et jah, see lõpu fikseerimine käib selle karabini järgi, mis on selle rekka küljes oleva nööri ja rihma ühenduskohas. Kui see ületab siis seda värvilist joont, siis sellega läheb aeg kinni.
et põhjus selles, et lihtsalt rekat sinna vastu raami ei ole mõtet tõmmata, et see lõhub tehnikat ja ei näeks üldse mitte hea välja. Väga lihtne ja loogiline, aitäh selle selgituse eest. Vahepeal Henri Rosin on ajaga 28,04 saanud 4. mehena ajakirja ja näeme, et see rekka tõesti ei ole tegelikult nendel U23 vendadele liiga raske ja tihti me näeme just siis, kui rekka ei ole liiga raske, siis on vaja lihtsalt kiiret liigutamist, ei pea olema ideaalne tehnika ja tihti on täpselt niimoodi, et kuskil pooleteist sekundi sisse võib mahtuda päris mitu meest, tänu millele tegelikult võib kohe alguses minna väga palju punkte kaduma, nagu näeme siin ka tegelikult. Hendrik Hiiemäe just ta lappab nagu köit edasi, sest rekkal tuleb lihtsalt niivõrd suure hooga peale, et sellist rasket, tehniliselt korrektset tõmmet ei olegi vaja teha, sest rekka kogu aeg liigub, lihtsalt vaja köi seest ära saada ja see liikumises hoida. Ja näeme aeg ka tegelikult on 28,22 ehk siis nii-öelda minu sõnade nagu kinnituseks on praegu Rosin, Hiiemäe ja Maslennikov on vähem kui 0,4 sekundi sees. Väga täpselt ühte auku, jah. Nii, kõige noorem mees, Kaspar Raudsepp, kõigest 17-aastane. Kõigest 17. Et juba see avaldab muljet ja 107 kilo ta kaalub selle võistlemise päeval ja gümnaasiumi kutiga tegemist. Kogemust kindlasti võiks olla rohkem sellisel võistlusel võistlemiseks, aga alla ta kuidagi moodi ei jää, et rekka liigub väga-väga jõudsalt ja tundub, et mees teab, mida teeb. Ja aeg tuleb ka täpselt sinna 28 sekundi. Üldse mitte ei jäänud maha. Ei jah, täpselt, et sekund veel ja oleks teise koha aeg, aga 28,99 läheb hetkel 5. positsioonile. No lisaks sellele, et mis on rammumeeste võistlustel alati nagu oluline on see, et peaks olema rahvusvaheline võistlus ja ka U23 arvestuses see sama mees, kes hetkel tõmbama hakkas, noormees õigemini, Maras Naroks, 19-aastane tuleviku Läti tegija on siis see, kes annab sellele võistlusele rahvusvahelise mõõtme. Jah, täpselt nii on. Ta on küll ära märginud, et mängib pigem jalgpalli, et sellist jõusaali tausta väga palju ei ole, aga ometigi jalad on õiges asendis, köit tõmbab, tundub, et füüsiliselt igati sobilik selleks alaks, et tõesti kinnitan sinu arvamust või toetan sinu arvamust, et siit võib tulla midagi väga-väga huvitavat. Kuna kõigest 19-aastane, et siis on kindlasti potentsiaal sellel alal, kui tervis vastu peab, teha suuri tegusid. Järgmisena tuleb Markus Tank. Sellel mehel tasub silma peal hoida. Nii tänasel võistlusel kui ka kõigil järgnevatel, et siin on seda potentsiaali ikka kamaluga. Muidugi on meeletult tööd ka tehtud selle nimel. Et mehel täna kõigest vanust 20 aastat. Et saab veel 3 aastat siin noorte poistega maad jagada. Kehakaalu 145 kilo, mis ei ole üldse mitte... Seda juba midagi on. Jah, siin on pikkust ka täitsa rammumehele piisavalt 188 sentimeetrit ja nii-öelda šassi on igati ideaalne, et sinna üks maailma tasemel rammumees peale ehitada. Aga siin juures oleva pildil on näha, et rammumeeste võistlus on ikkagi rahvasport ja natukene on vaja pulli ka teha ja peigmees, kusjuures see mees tegi ju rekordi, mäletad Markus, et tema tõmbas selle rekka ära seal 10 sekundiga. Kas oli mingi abi ka juures? Ei, absoluutselt mitte. See oli nagu näha, tegemist on siis poismehega veel, sellel hetkel, kui ta tõmbama läheb, eks tal siis tulevane ilmselt andis käsu, et olgu võidetud või muidu. Või muidu. Äkki lootis, et on veel viimane variant, et suudab oma tütre päästa, aga poismees ja nüüd näete, kuidas tegelikult see asi käib. Kõrval on siis Markus Tank, aga jälgige, kuidas poismees tõmbab. Poismees tõmbab väga jõudsalt ja ma arvan, et see andis tegelikult, nägid, natuke segast tanki, eks ju. Läks nii kiiresti tõmbama, et lihtsalt ei saanud seda köit enam kätte. Et asi ei ole jõus või selle rekka liikuma saamises, liigub, väga hästi liigub. Aga see köie lappamine, seal ei ole juttu mingist ideaalsest või heast tehnikast, seal on lihtsalt vaja kiireid käsi. Ja 24-78, tuleb parim aeg, aga nagu kordust on näha, et ma ise siin nüüd nii-öelda jälgides tekkis väike see tunne ka, et kas see poismees pandi kõrvale seal Markusele tõmbama ja fookus läks sinna. Kas see võis natukene segada? Kui ma ise võistlesin, siis ma alati nägin silmanurgast, mida kõrvalvõistleja teeb ja on see siis kohvritega käimine või meremehe kõnd. See kõrvalvõistleja annab juurde, kui sa lähed loosi tahtel üksinda peale, kui on paaris võistlus, siis ei ole hea võistelda. Ja ma arvan, et Markusel oli väga-väga heaks abiks tegelikult, et kiire rekka oli kõrval ja see pani teda väga-väga palju pingutama. Nii et esimene ala ongi meil kiiresti ja põgusalt tegelikult juba vaadatud. Alavõit läks
Markus Tangelja ja kui ma alguses ütlesin, et 9 võistlejat, siis tegelikult esimest ala ju tegi meil 8, et otsustas kahjuks Enrique Eensalu siis starti mitte tulla ja vaatamata sellele loodame, et Enrique järgmisel aastal on olemas ja ta on ju ka tegelikult selline rammumees, et kellel vanust hetkel 20 aastat ja just see ala nii-öelda Apolloni kang võiks talle sobida päris hästi, et õlad ja käed on väga tugevad. Nii et kahju, et ta ei tulnud ikkagi siia seda natukene, ütleme, asja segamini keerama. Jah, seda küll, et 110 kilo on ta pea kohale saanud ja on juba eelmine aasta paar korda väga silmapaistvalt võistelnud, et palgisurumises 4. koha saanud ja kevadpättelil tuli ta 5. Et potentsiaali seal on ja lihtsalt on vaja tulla ja realiseerida seda. Aga siin raskused, nüüd näeme, mis kirjas on, et palgil esimene raskus oli 95 kilo, sellega said kõik hakkama, mehed saavad ise valida oma esimese raskuse, siis minnakse 10-kilose sammuga, pärast, kui on vajadus, tõstetakse raskus ka juba natukene vähema kaupa ja Endri Rosin ei loetud praegu seda kordust ära, et Markus, ole hea, seleta nüüd televaatajale ka, et sai ju tegelikult justkui raskuse ülesse. Miks sellest ei piisa? Jah, et reeglid näevad ette, et see lõppasend peab olema fikseeritud, jalad ühel joonel, põlved, küünarnukid sirged ja see raskus peab olema mingigi hetk pea kohal stabiilselt. Need reeglid ei ole nii ranged, kui on näiteks klassikalises tõstmises või siis olümpiatõstmises, aga mingid reeglid on ka rammumehes ja nendest mööda vaadata ei saa. Mingid reeglid. Tegelikult ikkagi konkreetselt ikkagi päris palju reegleid on ja me näeme selle võistluse jooksul veelgi, et kuidas nende reeglite kinnipidamine, mitte kinnipidamine võistlejatele kätte võib maksta. Jaa, et meil on ka näiteks meestel on nõue, et kang ei tohi minna vöö peale, ta peab olema siin kõhu peal, aga kui tõesti kõhtu ei ole, on selline väiksema rasvaprotsendiga võistleja, siis paratamatult see vöö puutub ikkagi kangiga kokku ja tegelikult selle peale kohtunik ikka häält ei tõsta, et sellised asjad lastakse läbi, et mingi tolerantsus on siiski olemas, aga mõistuse piires, aga jah, kui lõppasend ei ole fikseeritud, siis seal ei saa seda kordust ära lugeda. Näeme, et 105 kilo 8 mehest, 7 sai kirja. Henri Rosin, just seesama, mida me siin seletasime, ei suutnud seda raskust kätele fikseerida ülesse ja siis ka nii-öelda enda keha asendit fikseerida. Analoogne olukord tegelikult on praegu siin ju ka Künnar puhul, et sõna otseses mõttes jääb ülivähe puudu, aga Markus, ma arvan, sa võid tõdeda ka seda, et kui nüüd 5 kord proovida, siis ega enam ei tule. Jah, sellepärast ongi see U23 hästi põnev kategooria, et mehed ei anna alla. Et kogenum võistleja tunneb ära, vaatab, võib-olla küsib, et palju kontrolli lõpuni on, vaatab 10 sekundit, ei tule, jätab oma energia järgmise ala peale. Noored mehed ei anna alla. Nad ikkagi proovivad ja kui nad õnnestuvad ka, siis seda suurem on see võidurõõm või see töövõit, et kõigi eelduste kiuste nad ikkagi saavad oma korduse kirja ja jällegi punkti rohkem tabelisse. Aga nüüd siis võistluste noorim mees, 17-aastane Kaspar Raudsepp, 115 kilo ja samamoodi esimesel katsel ebaõnnestub. Kaspar on ka kusjuures kõige lühem võistleja, 1,71 m pikk, et natuke päris nii kõrgele ei ole vaja tõsta. Kas see on väike eelis? Ei, kindlasti on, et füüsika vastu ei saa, et on jällegi mõned teised alad, mis on lühematele võistlejatele mugavamad. Samas meil viimane ala võtab ees kivide platvormile tõstmine, kus lühike kasv ei ole kuidagi moodi seda sooritust toetav. Ja nüüd siis Maksim Maslennikov. Ma mäletan seda, et seda oli jõhker vaadata, kuidas Apollonit see Maksim tegi, et siin on nüüd Markus, äkki sa saad rääkida, et mis vahe on nii-öelda tehnikal ja lihtsalt sellisel brutaalsel jõul, et näeme, et Maksimi biitsepsid on sellised, et kui tänaval ta vastu tuleb, et siis läheks igal juhul teisele poole tänavat. Ja samamoodi alla ei anna, aga ta lihtsalt ei ole seda õiget tõstetehnikat, et seda raskust endale vöö peale saada. Juba, mis teeb asja keeruliseks, on see paganama Apollo kang, et on 50 mm jäme, sama jäme keskelt kui see ots, kuhu kettad peale käivad, et kes jõusaalis käib, see võib ette kujutada küll, kui jämeda asjaga on tegemist. See kang ei pöörle nagu klassikaline tõstmiskang. Et saaks kiiresti randmed sinna kangi alla keerata, ta lihtsalt ei pöörle. Kogu raskust peab käes keerama ja ei saa sellist kiiret rinnalevõttu liigutust teha. Lihtsalt nii on. Ja nägime, et Maksim võttis pealt haardes selle kangi, nüüd Hendrik võtab vaheldi haardega. Enamus rammumehi tõstab just niimoodi seda rinnale. Vahetavad haared ja siis rinnale. Kui sõrmejõud on piisav, võid ka otse rinnale võtta või otse vöö peale ja siis rinnale, et ei pea seda kätt seal muutma.
aga jah, sellist plahvatust ja kiiret liigutust on vaja. Palgi saad veel võtta rinnale sellise sujuva või toore jõuga, aga siin on ikkagi tehnikat ja kiirust vaja. No showmees Kalev, nägid eelmine kaader oli ka päris hea, kui Hiiemäe korraks ehmatas ise ka ära, et oleks peaaegu kaamera puruks visanud selle kangiga, aga läks õnneks, kang läks sellest samast kaamerast, mis siin korraks kaadris ka oli, nibin-nabin mööda. Nüüd Kalev on ka õlaalades olnud siiamaani päris tugev. Ai, see oli piiri peal. Ma ütleks, et see oli piiri peal. Aga võitles lõpuni? Ja ei, ilusti. Seal, kus enam õlg ei surunud ja triits veel ei surunud, oli väike paus, aga sai ilusti keha tööle ja aga kui ta siit veel raskusega edasi läheb, siis see oleks juba muljet avaldav. No nii, 3 meest on saanud 115 kirja. On mõned ka juba põrunud. Tangile peaks see olema lihtne. No ta on jah seda juba mõned aastad katsunud, seda inventari ja erilist muret talle seda ei valmista. Tuleb 115 ka temale, nii et hetkel jätkavad siis võistlust 4 meest. Ja nüüd hakatakse raskus peale panema siis 5 kilo kaupa. Ja kõigepealt Hendrik Hiiemäe, kes on siis muideks ju Rauno Heinla õpilane, et Rauno Heinla üks tugevamaid Eesti mehi siin olnud viimastel aastatel. Ja tänasel võistlusel on ta oma kategooria kõige kergem võistleja, 99 kilo. Et ei pea just olema asjatundjad näha, et sellel mehel nagu mingit liigseid gramme kehas ei ole, et kõik on töötav mass ja sellist teravust ja kiirust on omajagu, et tasub tal pilku peal hoida. Ja Kalevil on kehakaalu 125 kilo, nii et veel palk seda kaalu ei ületa, aga no jalg töötab natuke vähe või? Mis Markus Männik endise rammumehen ütleb, et natukene liiga palju ülekeha ja nüüd tuleb. No Kalev, näita siis, kas tuleb, ei tule. Eks neid tehnikaid on erinevaid ja mõned maailmatasemel võistlejad ega väga palju jalaga ei tõukat, puusas selline võib-olla 7-8 sentimeetri sügavune tõuge ja ülejäänud on puhtalt toorelt õlajõuga surutakse lõpuni. Ja kas seal ei ole ka peamiseks põhjuseks võib-olla see, et jalad on aastatega juba saanud selliseid pauke sisse, et need, ütleme, jala pealt tõukamised on ju tegelikult ka ohtlikud, et kui seal natuke tehnika laguneb ja kui see raskus on ikkagi väga maksimumi lähedane, midagi laguneb, siis kui tank saab 120 kilo kirja? Ei, kindlasti on seal võib olla mõni trauma või kunagine trauma selle põhjuseks, aga pigem mina näeksin selles, et selle võistleja proportsiooni, et milline on jala, selja, käevaheline proportsioon ja vastavalt sellele tekib ka tehnika ja mida on harjutatud, et kui ikkagi tõstjate koolkonnast välja kasvanud rammumees, siis seal on sellist seal on nüüd jooksis mul juhe kokku, et sellist asja ma väga ei ole näinud, et kang surub mehe alla, tavaliselt mees surub kang üles, aga see oleks olnud ülikõva, kui ta oleks selle ära fikseerida. Tegelikult oli kang õigel kõrgusel aga ei, see oli karm praegu. Selles suhtes võib olla väga ohtlik seljale. Nii, et nüüd on siis Markus Tangil esimene alavõit on kirjas ja kui 125 kilo läheb ülesse, mis me eeldame, et peaks olema Tangil igati jõukohane. No võiks minna ikka, jah. Siis peaks siit tulema teine alavõit ja tegelikult Tank on ka siin U23 arvestuses. No päris kõvasti oli vaja võidelda. Aga siin oli näha ka seda lõpusurumist, et jalg lõpetas tõuke ära ja lõpp läks ikkagi käejõuga. Igati selline eeskujulik rammumehe tehnika. Nii et Tank võtab teise alavõidu järjest ja Kalev Mettus teisel positsioonil Hendrik Hiiemäe 3. 14 punktiga. Tugevate meeste tööriistapood. Seedo kaubandus. Vaata ja soeta. shop.seedo.ee. Ja meremehe raam on 3. ala. Nagu tegelikult juures oleval pildilt on näha, siis hakkas sadama seal kuskil teise ala jooksul ka vihma, nii et just ennekõike selle meremehe raami kandmine on selle võrra kindlasti ju raskem, et see metall lihtsalt tahab nagu kätest sealt ära libiseda. On mul õigus? Täpselt nii ja kui seda magneesiumit või kriiti sinna rohkem panna ja ta märjaks saab, siis ta on veel libedam kui puhas metall, et igati keeruline situatsioon võistlejate jaoks, et õnneks on suht ohutu ala, et kui see raam maha kukub, siis ta lihtsalt kukub maha, et ei kuku võistlejale peale, et erinevalt mõnest palgist või pea kohale tõstetavast raskusest. No õnneks tuleb ohtlikke alasid veel nii. Jaa. Et sellepärast
võistluse keskele on pandud selline natukene rahulikum asi, aga Markus, me enne saadet siin omavahel rääkisime just sellest alast, et sa tõid väga hea võrdluse, et mida me praegu näeme, et Henri Rosin ja Marats Naarok siin teevad, et see distants on 15 meetrit. Aja peale tehakse ja kõnnid ära, lähed teisele poole tagasi. Just. Ja kuidas need mehed nüüd seda teevad, vaatame. Mehed lähevad ilusti rahulikult ümber raami. Ja, antud juhul kontrolliaeg lõppes. 60 sekundit on aega, see sai eks ju otsa. Just. Et me kindlasti näeme siin nende järgnevate võistlejate soorituste jooksul, et kasutatakse erinevat tehnikat või erinevat moodust, kuidas saada teisele poole raami, et võimalikult kiiresti hakata tagasi tulema. Et kindlasti ei ole sellist tehnikat, mis kõigile sobib. Just seda ma pidasingi silmas, et kas nüüd minna ümber või alt läbi, eks ju, Kaspar on muidugi ka lühikes kasvu, et tal on alt minna kergem kui 2-meetrisel mehel, aga vaatamata sellele, kui sa siin käid edasi-tagasi, ütleme 4 korda, siis sul on vaja seda teha juba 3 korda ja see on vähemalt 4 sekundit, eks ju. Just, ja 4 sekundiga kõnnib umbes 5 meetrit. Nii et sellest võib täitsa piisata, et mõned punktid ära noppida. Ja tegelikult raami saavad ju mõlemad võistlejad ise tellida vastavalt sellele, et nagu näeme, raami sees on augud, need samad keskmised osad on siis tellitavad nii öelda, et... Ja kõrgus on reguleeritav ja tunduks sa võib-olla natukene ebaaus, kui 1,70 ja 2-meetrine peaks võtma seda raami sama kõrgelt, et siis võiks juba mõni mees teha sellist meremehe kõndi sellega, et turja peale, et lihtsalt ei ulatu muidu maast üles tõstma või... Ja siin on ka esimese paari, kui nüüd juba läheb 3. paar, esimese paari jooksul üks oluline asi, mida selle ala puhul silmas pidada on see, et näeme, et Rosin ja Naaroks mõlemad said 45 meetrit, kuigi oli M-kumb nüüd nendest tegelikult jõudis 45 meetri peale sisuliselt 5-meetrise eduga või 3-meetrise eduga, ei olegi oluline, siis just seal tuleb kõige rohkem mängu see pööramise koht, et kui sul on mõned sekundid aega, sa hüppad sealt raami alt läbi ja sa suudad kas või meetrikese teises suunas edasi liigutada, siis sa tegelikult juba saad selle üliväärtusliku punkti ju juurde. Just, võibki sellisel alal juhtuda, et päris mitu võistlejat lõpetab sama distantsiga ja siis lähevad punktid jagamisse, nii et see tagasi mõne sammu tegemine on kriitilise tähtsusega küll, jah. Ja siin on siis see, et tegelikult kogu raami ei ole vaja üle tassida, vaid on võistleja siis ise peab jõudma sinna jooneni. Oli nii, eks ju? Just jalg joonele, siis võib juba raami maha panna ja siis alustada tagasi liikumist. No Kalev jõuab siin samuti veel selline suusataja finišiga ja läks ka selja kaitsevöö enne seda viimast distantsi lendas publiku sekka. Aga tuleb 60 meetrit täis, nii et risk õigustas ennast. Jah, et igati targasti võisteldud ja võib-olla jääb vaatajal algul natuke segaseks, et miks seda on vaja kiiresti teha, et niikuinii nad panevad maha ja siis on veel aega seal puhata ja tegelikult ei ole, jah, 60 sekundit on aega ja meetrid loevad, et mitte see, et isegi kui kiiresti sa seal ühe otsa käid, aga palju sa meetrid kogud 60 sekundi jooksul, et kõik on tähtis. Ja me oleme veel võlgu ka selle, kui palju see raam kaalus. Kas sul on peast meeles see, Markus? Kas oli 220? Võis olla küll sinna kanti, et ega rammumehed neid kaale väga täpselt ei vaata, et võtavad selle raami ja panevad sinna mingid kettad peale ja vaatad, kui viimane mees tõsta ei jõua, siis on piisavalt raske, aga jah, 220 kilo selleks raskuseks on tõesti, et sellel korral. Ja näeme, et vihma sajab siin päris korralikult. Tank võttis siin väikse puhkepausi ja vahepeal vaatasime siin tähtsatest andmetest järgi, et 180 kilo on siis selle raami raskus. Hiiemäe, Tank teebki täpselt selle vajaliku liigutuse praegu ära. Just, väga hästi võisteldud. Ta tegelikult ju enne seda viimast 15 meetrit võttis seal ka pisikese puhkepausi, küsis, palju mul aega on, ta teadis, palju tal läheb aega, et see 15 meetrit nii-öelda kindlalt lõpuni kõndida ühe tuhhiga ja siis veel viimane vajalik meetri juurde, nii et Tangile tegelikult 3. alavõit. Jah, et ei ole tegemist ainult väga tugeva, vaid ka väga targalt võistleva võistlejaga oma nooruse kohta, et täitsa muljet avaldav, jah. Ja me oleme tegelikult võistluse selgroo siin ülikiiresti juba suutnud murda, et me oleme jõudnud 4. alani. Ja sinu lemmikala juurde. Ja, et kui 3. ala Markus ütles, ohutu, pole mingit probleemi, siis see 4. ala on... Ütleme nii, et kui nüüd korraks kuulata, siis on kuulda ka, et publikus, kes muidu elas nagu võistlejatele kaasa, seal valitses haudvaikus, sest see metall oli märg.
ja võistlejal on vaja siis kantida, need rehvid vahepeal on vaja seal abimeestel alt ära võtta ja nüüd on vaja siis, juba nägime, et Maksimil natukene käsi libises, aga teine käsi oli piisavalt hästi fikseeritud, et ta ikkagi püüdis selle nii-öelda kinni, aga laias laastus on see, et mis siin ohtlik on, ei ole vaja liiga keeruliselt seletada, see võib sul pähe kukkuda. Jah, või siis libised selle märja platsi peal ja oled seal kõhuli maas ja see post turja peal, et see võib ei oskagi öelda, kumb hullem on, eks? See võib päeva ära rikkuda küll, jah. Aga see on osa rammumeeste spordist ja tegelikult kõik seda palki siin tegema läksid, palgi kaal 92 kilo, see on vaja saada sirgetele kätele ja siis niimoodi vaikselt tippides näeme, kohtunik võtab selle rehvi, kui on juba jõuab võistleja selle rehvini, siis võetakse alles see rehv sealt eest nii-öelda nagu ära, et justkui juhtub see stsenaarium, et see palk viimasel hetkel seal ikkagi hakkaks kukkuma, et oleks mingi asi, mis teda kinni püüaks enne nii-öelda potentsiaalset võistlejat, kes maas lamab. No päris kinni teda ikkagi püüa, et on üle 100 kilo ja kui see tulema hakkab, siis seal nalja ei ole, et praegu ka näha, et selliselt kõrguselt maha kukkudes, siis ei tea kedagi, kes tahaks 100 kilo sinna sülle seda püüda, et pigem kukkugu. Ja tegelikult Kaspar Raudsepp siin 17-aastane võistluse pesamuna, et kui sa enne ütlesid, et noored mehed ei anna alla, siis mingi selline alaloju instinkt on tegelikult ikkagi kõigil olemas, et kui tundub, et on natukene ebameeldiv ja eks tegelikult enne võistlust ju nii peakohtunik Markus, sina kui teised siin võistlejad, kes olid kõrvalt jälgimas, ju andsid tegelikult selle info seal edasi ka, et kuidas seda teha. Enne võistlus sai natukene proovida ja testida ja tegelikult kõikidele anti võimalus ka minna raskema palgi pealt kergema peale, mida siin tegelikult lätlane Naaroks ka kasutab. Näeme, et see kergem palk on tunduvalt lühem, seeläbi ka tunduvalt ohutum. Ja ka kergem, jah. Jah, 72 kilo versus 92 kilo, aga siin see aga, eks ju, on see, et sa võid teha selle 72 kiloga, võid teha 20 kordust 60 sekundiga, aga kui sa teed 92-ga ühe korduse, siis see on juba parem tulemus. Absoluutselt. Et aga jah, selles mõttes väga hea noortele meestele antud võimalus, et kui tõesti see raske palk jääb ikkagi üle jõu, siis saad ikkagi oma tulemuse kirja ja päris nulliga ei pea platsi pealt ära tulema. Ja nüüd läks Naaroksil siis ka aeg ja tegi kolm kordust 72-ga. Maslennikovi 2 kordust endiselt hetkel parim tulemus ja Kristjan Raudsepp tegi siis 1 korduse. Et 60 sekundit on täpselt selline aeg, et võib-olla mõni kiirem mees teeb selle 10 sekundiga selle 1 korduse. Kindlasti tipud teevad veel kiiremini, aga umbes 10-15 sekundiga võiks arvestada, et minutis 3 kordust on juba hea, 4 oleks ikka väga hea. Ja nüüd siis tegelikult võistluste kõige pikem mees Henri Rosin, ligemale täpselt 2 meetrit on tal pikkust, kirja on pandud 1,99 pool. No ei venitanud seda poolt sentimeetrit, tundub kuskilt välja, aga no ütleme 2 meetrit, et anname Henrile selle, et näeme, et temal 2 kordust tehtud 36 sekundiga, see on hetkel juba parim aeg, siin läheb kirja siis see korduse tegemise aeg ka, et kohtunik kogu aeg paneb kinni, aga milleni ma tahan jõuda on see, et siin ju tegelikult see pikkus on ikkagi selge eelis, kui me võrdleme Kristjanit ja Hendrit. Ja, kindlasti on eelis, absoluutselt. Et jah, ja ütlesid täitsa õigesti, et kohtunikud võtsid siis vaheaegu iga tõste järel, et kuna oli arvata, et tehakse väga mitme võistleja poolt samad tulemused või samad kordused, et siis ei läheks need punktid jagamisse, vaid siis kiiremini 2 või 3 või 4 korda teinud võistleja saab paremad punktid. No nii, Hendrik Hiiemäe on järgmisena, näeme, et võtab väga rahulikult. Ei lähe tegema aega, läheb tegema tulemust, et jällegi sellistel aladel me tihti näeme erinevat lähenemist sportlaste poole pealt, et kas keegi teab, et ma a la stiilis ühe teen kindlasti ära või ütleme, et 2 suudan teha väga kiiresti või vastupidi, et minnakse kas tegema väga kiiresti esimesi korduseid või vastupidi minnakse ühte tegema väga rahulikult ja kindla peale. Hiiemäe pigem valis selle teise lahendi praegu. Ma arvan, et ta tegi targasti, et suudab oma vormi ja võimeid hinnata ja vastavalt sellele valib ka strateegia. Et mis veel selliste
kogenud võistlejate tarkusest välja tuua on see, et kui ikkagi ala üldse ei sobi, kas on mingi vigastus, mis ei lase korralikult teha, siis näeme päris tihti, et tehaksegi hästi tagasihoidlikult. Mingi selline miinimumtulemus ära, et väga palju punkte ei kaotaks, aga on teada, et kui esimene mees on teinud, ütleme seal 10 kordust, tema teeb 5, et 7-ga ka midagi väga ei võidaks, et siis pigem hoiab ennast järgmise ala peale, kus ta saab oluliselt rohkem punkte korjata. Aga see juba tuleb aastate ja kogemusega ja enda jõu väga täpse hindamisega. Jah, sest alasid võistluspäeval kokku on 5, see siin on juba 4, see kõik toimub ühe päeva jooksul loetud tundide sees, et tegelikult see ja kõikidel aladel ikkagi sisuliselt maksimaalne füüsiline pingutus, et selles osas on sul kindlasti täiesti õigus, et on vaja igat energia untsi, mis vähegi sees on, hoida. Täpselt nii. Nii, läheme võistlusele tagasi. Künnarpuu just tegi antud ala parima tulemuse 3 kordust. Et saame vaadata, kas see jääbki parimaks tulemuseks või mõni noor ja vihane teeb selle üle. Kalevil esimene kordus ka umbes sama ajaga, nagu tegi Kristjan Raudsepp. Eks selle palgi ülesse tõstmine on ka biitsepsile päris selline ebameeldiv ja raske. Antud päeval ikkagi see, et sajab vihma ja see värvitud metallipind on libe, see on vist kõige suurem asjaolu, mida tuleb silmas pidada seda ala tehes, et mittegi niivõrd selle palgi kuju või raskus, aga just see libedus, et see on... Ei, nüüd on Kalevil tundub ka siin. Enam pole vaja sinna ka minna. Jah, lisapunkte ei anta. Aga selles suhtes lisapunktid vähemalt peale hakkamise eest, et Kalev Mettusele seda ei saa kunagi ette heita, et ta nii-öelda ühtegi ala maksimaalselt lõpuni ei teeks. Väga südikas võistleja tõesti. Ja publikule ka. Aga me oleme jõudnud nüüd Markus Tangini, kes siiamaani on seda U23 võistlust valitsenud ja nagu siit juures oleval pildilt on ka näha, siis tõenäoliselt on ka seda palki varem katsunud. Tundub nii, et kuigi minu andmetel on üsna värske inventariga tegemist, et ei valminud see inventarist väga palju enne võistlust, et kas just konkreetselt seda inventari on katsuda saanud, aga jah, tundub selline raskuse üle püsti ajamine ei ole üldse mitte võõras. Ja nüüd näeme, et Tank siin küsibki tegelikult infot, et kas on vaja teha veel. Kas info jõudis liiga hilja või vahet ei ole igastahes, et kindluse mõttes Tank teeb 4. korduse veel ja siin tegelikult oli näha, et see 4 kordus tuli võrreldes teiste meestega ikkagi lihtsalt. Jah, et tegelikult pärast 3. kordus oli selge, et alavõit on käes, aga ma oleks vist ise samamoodi teinud, et oleks näidanud, et on võimalik ka 4 teha. Tugevate meeste tööriistapood. Sedo kaubandus. Vaata ja soeta. shop.sedo.ee. Nii, aga me oleme jõudnud viimase alani ja see on klassikaline rammumeeste ala Atlase kivid, kus erineva raskusega kivid on vaja tõsta kõige kergemast kuni kõige raskemani. Ja see kerge kivi on 90 kilo. Ja erinevate kõrguste peale. Ja esimene kõrgus me näeme, et on päris kõrgel on vaja see kivi hüpitada. Saab 1,70 m olema ja nagu sa ütlesid, et kergemast pihta, et selline kergest 90 kilost hakkame pihta. Et noorte poiste jaoks võib-olla nii väga kerge ei olegi, aga hakkama sellega saadakse. Ja esimesena tuleb siis lätlane Naroks, kes on hetkel võistlusel hoidmas 8. kohta, ehk siis viimasel alal minnakse selles järjekorras nagu hetke üldarvestus on, aga ümber pööratult. Ehk siis võistluste liider Markus Tank läheb kindlasti tegema kõige viimasena seda ala, kui muidu tegelikult mindi nii-öelda eelneva ala vastupidises järjekorras. Naroksile jääb 2 kivi ja nüüd siis Kaspar Raudsepp ja Kaspar on, nagu juba mainitud, kõige noorem, aga kõige lühem ja tal on nüüd vaja sisuliselt enda peakõrgusele on vaja see kivi tõsta. Just isegi veidi kõrgemale, et see esimene tõesti oli päris palju lubav, et selline rinnalt kivi üles viskamine, et kui me seal taustal näeme Meelis Pungitsat kohtuniku rollis, siis tema tehnika täpselt selline oligi, et ta on umbes sama kasvu mees ja selline 100-110 kilo kivi üles viskamine oli tema jaoks selline leivanumber. Et ma arvan, et Kaspar peab umbes samasugust tehnikat hakkama kasutama, et muud võimalust väga ei ole.
ja siin nägime, et 100 kilo peal tuli juba ebaõnnestumine, aga anti kohe ka tegelikult noorele mehele siin nõuandeid nii võistluse käigus ka, et on vaja minna natukene lähemale. Ehk siis tegelikult seda eelmist katset vähemalt ta hakkas lihtsalt tegema liiga kaugelt ja ei jõudnud selle kiviga nii-öelda nagu raamini ja tänu sellele kukkus see ka maha ja nüüd on juba hakkab minut täis saama ja ka energiat on kulunud natukene liiga palju. Aga Kaspar ei anna alla. Ei, alla tõesti ei anna. Aga üks asi, mida ma tänavu panin tähele, et mehed ja kasutavad sellist teipi ümber vöö. Ma saan aru, et see hoiab särki õige koha peal, et see sellise liimiga koos oleva kiviga kaasa ei veniks. Aga kuna harjutus ikkagi nõuab sellist seljajõudu ja sarnaneb väga sellist jõutõmbega, et siis vöö kasutamine võiks ju olla asjakohane või vähemalt kui ma enda võistlusaastaid meenutan, siis kive tõsteti ikka vööga, et väga üksikud võistlejad olid, kes tegid seda ilma. Et täna on pigem see erand, kui keegi kive tõstab vööga, et täitsa huvitav, et miks see niimoodi on läinud. No vot, üritame selle infoga teada saada ja võib-olla järgmistes saadetes siis kõikidele televaatajatele teatavaks teha. Aga kolmas võistleja on meil Maslennikov Maksim, kes tehnika, ütleme niimoodi, on kõikidel aladel olnud ainult toores jõud, et siin ütleme, tundub, et ta tõstab neid kive ka täitsa esimest korda, et selline brutaalse toore jõuga lihtsalt teeb need asjad ära, et kui see tehnika ka taha tuleb, siis potentsiaal on ka päris suur, mulle tundub. Absoluutselt, seal seda töötavat massi on küllalt ja seda südikust paistab nagu iga nurgalt välja, et seal võiks need kivid lennata küll, kui natukene tehnikat viilida. Nii, Henri Rosin. Henri on pikk mees, talle võiks, kui juures pildilt oli hästi näha, et mis vahe on Kasparil ja Henril nii-öelda seda esimest kivi 1,70 m peale tõsta. Ja Henri on teinud siiamaani väga head võistlust ja on tegelikult täitsa, ütleme, 3. koha konkurentsis, et võiks siit väga hea kividega, mis talle nagu juures oleval pildil ka näeme hästi sobib. Hetkel on ta kindlasti juba minemas liidriks. Juba 140 kilo juures, et mis noorte meeste jaoks on ikka tegelikult väga-väga raske kivi, et väga paljud seda üles ei saa. Aga teeb siin praegu Henri Rosin tõesti väga tugevat avaldust, et tulla poodiumi kohale ja küsib ka paljudel veel aega on. Saab teada, et tal on 20 sekundit. No seda peaks olema piisavalt, et üks kivi veel peale saada, et kui need eelnevad on 40 sekundiga ära tõstetud, et 10 sekundit kivi kohta, siis võiks Aga ei, see kivi enam sülle ei tule, et natukene palju, aga vaatamata sellele 4 kivi ja väga hea ajaga. Et nüüd on siin järgmiste meeste teha, et mida teeb Kalev Mettus, mida teeb Hendrik Hiiemäe, ütleme nii, et Markus Tangi võitu siin enam ei ohusta miski, aga ülejäänud medalid on endiselt mängus. No võistlus on läbi siis, kui on võistlus läbi ja viimane ala lõppenud, et igasuguseid asju võib juhtuda. Ja oluline on siin ka tõesti see, et nende platvormide peale on siis freesitud sellised väiksed rõngad, mida siin on natukene juures oleva pildilt näha, et see kivi, kui on sinna üles tõstetud, siis kivi on ümmargune, kipub veerema, on vaja see kiviga sinna fikseerida. Just, ta peab sinna platvormi peale jääma ka pärast viimase kivi peale tõstmist, et see on väga tähtis reegel, et oleme ka näinud, kui kivi tõstetakse suure hooga, see veereb üle platvormi või kukub maha. Ei, nii ei saa. Hästi natukene praegu ka künnarpuul ei puudu, et see 140 kilo kaaluv kivi üles saada, tal on veel aega. Uuesti sülle, no sellel mehel jõudu on. Aga aeg saab otsa. Ja jõudu on, aga aeg sai läbi. Võitles lõpuni künnarpuu ja esimene ala oli tegelikult, mis temal selgelt ebaõnnestus. Pidi ta seda esimesena minema tegema ja sai ju seal minu arust viimase koha täitsa, et ainukene mees, kes üle 40 sekundi rekkat vedas. Ja sealt tuli lihtsalt nii palju neid miinuspunkte sisse võtta, et poodium jäi temale natukene kaugeks. Aga nüüd Hiiemäe on ka hetkel hoidmas siis 3. positsiooni ja väike ebaõnnestumine teise kiviga, aga võttis ennast kokku ja jätkab ilusti tõstmist, et siit võib tulla päris hea tulemus. Aeg on 30 sekundit. Et ilusti rahulikult tõstab ja rapsi, et tunneb oma jõudu ja ilmselt oskab seda jagada nende kivide vahel. No nüüd on vaja see 4. kivi ka ära tõsta, siis on Eesti meistrivõistlustelt pronksmedal vähemalt olemas, et Hiiemäel oleks see kindlasti väga suur sooritus. Ilusti peal. Ja tehtud. Ai, ei ole.
Ossan... No me teadsime, ütleme nii, et me üritasime ennast tagasi hoida, Markus, aga me teadsime, et see juhtub. Ja võiks öelda, et nende 2 võistluspäeva üks kõige dramaatilisemaid momente, et me kahjuks ei näe seda korduses praegu. Aga see oli üks dramaatilisemaid oli küll, momente. kuidas koos selle kiviga ka pronksmedal sealt maha kukkus. Ja tegelikult, kui nüüd Kalev Mettus läheb tegema, vaatame Kalevi sooritus ära, siis tuleme korraks veel Hendrik Hiiemäe juurde tagasi. Kalevil on 3 kivi väga kiiresti, alla 20 sekundi juba üleval, aga tundub, et see 4. kivi 140 kilo juba ei taha hästi sülle tulla. Juba tahtsin öelda, et kividega tunneb ennast väga hästi, aga 140 kilo on ka 140 kilo, et andke ikkagi tõele au, et ei ole mitte lihtne ala ja arvestades seda, et 4 ala on juba ära tehtud. Aga ei, tundub, et see 140 kilo Kalevile sülle ikka ei tule. Küsib palju aega, on 15 sekundit aega. Jah, kui jõud üle käiks, siis on see täitsa tõstetav. Aga ei. Ei, täna mitte. Näha on, et põlvedest ei tule lihtsalt edasi, ei jaksa seda seljaga piisavalt kõrgele vinnata. Et isegi Kalevil on piirid. Aga Kalevilt vaatamata sellele tegelikult väga hea võistlus ja poodiumi koht on ka temal soolas. Et Markus Tangil on siin nüüd tegelikult vormistamise küsimus. On ta seda U23 võistlust selgelt domineerinud, kõik 4 ala on ta võitnud ja vaatame, kas ta teeb siin sellise jõulise avaldusega viimaseks alaks. No tundub küll, et 15 sekundiga on 3 kivi süles ja üleval poodiumil ja 20 sekundiga on ka 4. kivi. Sellega on see asi tehtud, aga meie juba teame, et ei, Markus siin ei lõpeta. Ta ikkagi annab siin publikule täie raha eest ja ka konkurentidele nii-öelda mõista. Tank näitab, et ta ei tulnud kogemata U23 Eesti meistriks. Ja see on ka, olgem ausad, see on ikka väga hea rammumehe nimi. Et kui see nimi on Markus Tank, et lausa 2 väga head rammumehe nime. Lausa 2. Okei, Markus, ma saan aru, mis sa vaikselt seal praegu tegid. Jätame selle rõõmu sulle. Aga kas tuleb ka viimane? Ilusti peal. Et noorele mehele ka väga kõva selline ego süst, et võistlus 108 ära panna. Meeste raskus ikka, millega võistlevad ikkagi absoluutselt Eesti tipud, et ka temal on see jõukohane ja üldse mitte napilt ära teha, vaid lihtsalt minna tehane. Ja siin kivi tulemused ja näeme, et Hendrik Hiiemäe saab siit 3 kivi 43 sekundit 5. koha ja kohe, kui meil on võistluse üldtabel meie ees, siis saame teada, et poole punktiga läheb siis kaduma pronksmedal tänu sellele, et Hendrik Rosin tegi väga hea viimase ala ja viimase 2 ala tegelikult tegi Hendrik Rosin väga head. Nendega ta tõusis siis lõppkokkuvõttes 3. kohale ja mäletame ka seda, et Hendrik Hiiemägi oli siis ikka nii löödud, et ta isegi ei jäänud ju autasustamisele, et oli tegemas siiamaani oma noore rammumehe karjääri selgelt parimat võistlust, aga pole midagi teha. See on elu ja järgmisel aastal paremini. Meie ees on U23 Eesti meistrivõistluste top 3. Henri Rosin saab pronksi, Kalev Mettus hõbeda ja vaieldamatult U23 arvestades kõige tugevam mees Markus Tank, keda ma usun, varsti näeme juba suurte meeste seltsis võistlemas. Markus, mina tänan, et aitasid mul seda saadet kommenteerida. Meie oleme ju tegelikult tagasi juba järgmisel nädalal, ülejärgmisel nädalal ja nii edasi, sest see on kõigest esimene saade 4. Me vaatame veel ära nii naiste, meeste kui ka siis kuni 105 kilo kaaluvate meeste arvestuses selle sama võistluse Tartu rammumees, Tartu rammunaine, mis siin Tartus toimus. Seniks aga ongi vist kõik. Jah, tõmbame otsad kokku ja järgmine nädal näeme. Teeme nii. Tugevate meeste tööriistapood. Seedo kaubandus. Vaata ja soeta shop.seedo.ee